Järgnevas videos anname ülevaate mobiilse vintsi korrektsest kinnitamisest, käivitamisest ja kasutamisest. Esimese punktina kinnitame vintsi kas puu või posti külge. Selleks võtame komplektis kaasas oleva kinnitusrihma, veendume, et see oleks topelt. Viime selle tingimata üksnes läbi raamis oleva avause. Järel ümber puu või posti ja kinnitame karabiini. Veendume, et karabiin oleks lukustatud. Järgmise sammuna viime tõmmatava objektini vintsiköie. Kasutage kindlasti üksnes selleks ette nähtud köit ja kinnitusi, et tagada maksimaalne ohutus ja optimaalne töö. Järgnevalt paigaldame köie vintsi trummilile. Esimese punktina viime selle läbi esimese köiejuhiku. Järgnevalt mähime köie ühtlaselt keerdkeeru kõrval veotrumlile. Seejärel viime köie läbi köiepiduri, selleks toome gaasihoova ette ja lukustame. Nii. Kui köis on toodud läbi köiepiduri ja gaasihoova ja köiejuhiku, on vints valmis tööks. Vintsi käivitamiseks suruge bensiinipumpa 2-3 korda, kuniks küttesegu on alt nähtav. Järgmise sammuna veenduge, et start-stop lüliti on üleval ehk asendis sees. Seejärel sulgege õhuklapp. Tingimata tõmmake starterit ainult üks kord ja tugevasti. Olenemata sellest, kas mootor lubab või ei luba. Seejärel avage õhuklapp ja käivitage vints. Vints on valmis tööks. Operaator tõmbab köie vabast otsast ja vints rakendub. Praegu on vintsiköis pinge all. Järgnevalt näitame, mil moel vabastada tõmbeköist pinge all. Selleks lülitage mootor välja. Järgnevalt tooge köis välja köiejuhikust. Ja juba hakkab köis libisema üle trumli ja pinge leeveneb. Vints on disainitud nii, et köis ei vabane järsku, vaid libiseb sujuvalt üle trumli, vabastades pinge.